tere, minu nimi on Hannes ning tänaseks teemaks on, kui Jumal räägib esimest korda kuuldava häälega. Ma loen teile alguseks kirjakoha 1. Saamueli raamatust peatükist 3, psalmid 2-10. Aga kord, kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda, et ta enam ei näinud, magas oma asemel, kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Saamuel magas Issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas. Hüüdis Issand Saamueli ja tema vastas, siin ma olen. Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mine tagasi, heida magama. Ja ta läks ning heitis magama. Aga Issand hüüdis jälle, Saamuel, ja Saamuel tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mu poeg. Mine tagasi, heida magama. Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnud temale veel ilmutatud. Ja Issand hüüdis Saamueli veel 3. korda. Ja ta tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi. Ja Eeli ütles Saamuelile, mine heida magama. Ja kui sind hüütakse, siis ütle, Issand, räägi, sest su sulane kuuleb. Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel, Saamuel, Saamuel. Ja Saamuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Jumala hääle äratundmine on suur oskus. Lihtne on kuulda mingeid hääli, sest kui keskenduda pikalt näiteks kuulamisele väga väikeses ruumis, siis hakkab kas sinu enda pea genereerima mingeid hääli. Tekib mingi väike krabin, tuuleiil või mingi muu sahin, mis võtab sinu mõttemaailma põhifookuse üldse ära ja keskendud muudele asjadele. Meile on antud sellistele olukordade jaoks just püha vaim, kes teeb meile selgeks, milline mõte on Jumalast ning mis on lihtsalt segav hääl, takistamaks meil kuulamast Jumala mõtteid. Mida varem me tegeleme sellise rutiiniga, et palvetada ja rääkida läbi püha vaimu, et me kuuleks selgemalt Jumala häält, seda parem on. Selle asemel, et ainult palvetada ja rääkida Jumalaga otse ja uskuda kuidagi vaikuses, et Jumal tahab meile parimat, et Jumal mõtleb meie peale häid mõtteid. See jääb kuidagi väga poolikuks, et Jumalal on väga palju mõtteid, mida ta tahab meile jagada. Ja ma usun, et kui me palvetame püha vaimu poole, et me kuuleksime Jumala häält ja me kuuleksime seda selgelt, siis see on nii suur lisaväärtus. Usun, et see protsess on elukestev. Pole vahet, mis eluetapis me sellega alustame, et kuulata teadlikult Jumala häält ja keskenduda selle nii-öelda parandamisele, et me paremini kuulaksime. See on oskus, milles polegi lõppsihtpunkti, vaid see on teekond, milles ainult kasvada ja paremaks saada. Mida varem me seda alustame, siis seda rikkam see suhe lõpuks välja kujuneb. Ja see rikastab meie vaimulikku elu ja ma usun, et see rikastab ka maist elu. Ja ma usun, et sellest saab ka rikastatud meie lähedased ja meie sõbrad ja tuttavad, kes saavad Jumala sõnaga puudutatud, kui Jumala sõna saab meile osaks ja me saame seda jagada. Näide elust ka endast. Jumal hoopis kõnetas mind esimest korda läbi teise inimese,
kes oli kogenud Jumala hääle kuulaja. Periood on siis enne ülikooli. Ma aitasin ühte missionaalset teenimistööd kaasa. Ma olin nende logistilises meeskonnas, ma aitasin neil vedada tehnikat ja aitasin nende asju kokku pakkida. Ja ühel õhtul nende teenimistöös mul oli suur võitlus, vaimne võitlus enda elu üle. Vaenlane üritas mind kiusata ja üritas mind panna uskuma, et ma pole midagi väärt ning et ma lihtsalt kuidagi annaksin elus alla. Mul hakkas nii halb ka füüsiliselt, et ma ei saanud palveõhtust osa võtta. Ning ma olin meeletult kurb selle üle, sest ma tahtsin sellest osa võtta. Ning need palveinimesed, need, kes seal teenisid, tulid hoopis minu juurde ja hakkasid minu eest paletama. Ja siis see vanem inimene hakkas minu kohta rääkima armastuse sõnu, mida Jumal minu kohta mõtles. Ja ta ütles, et ma olen Jumala jaoks eriliselt kallis. Ja minu sisse tuli fenomenaalne rahu, mida ma ei oskagi kirjeldada. Aga ma sain koheselt aru, et see sõnum on Jumalast. Pärast poole see inimene jagas oma enda elust, et kuidas ta kuuleb Jumalat väga tihti ning kuulab Jumala mõtteid ka väga tihti ning kuidas Jumal on temaga otse rääkinud ka otsekõnetuses ning ma ei oska seda kirjeldada, aga selline konkreetne teadmine oli minu sees, et ma teadsin, et ta räägib tõde. Ja mina olen ka sellel teekonnal, et ma olen harjutamas läbi püha vaimu Jumala hääle kuulamist. Et üritan mõista, mis on Jumalast ja mis mitte. Ja ma tahaksin ka omada üks päev samasugust palveosadust, kus ma saan kellegagi palvetada samamoodi, et Jumal kõnetab läbi minu niimoodi, et see inimene ei pea kahtlema, et kas see sõnum oli nüüd Jumalast või minust, vaid et ta saab kohe aru, et see on Jumalast. Ja siinkohal ma esitangi teile väljakutse, et järgmise kuu jooksul tekita endale pidev rutiin, et palvetada Jumala kuulamise pärast. Palveta oma palvetes, et püha vaim võiks mõtted teha selgemaks, et mis on Jumalast, kui võtad aega eriliselt Jumala kuulamiseks. Omaenda rutiin ja rütm ja kava määra ise, aga soovituslik on seda kindlasti teha paar korda nädalas. Ja ma palvetaksin selle teema pärast. Taevane Isa, aitäh sulle lohutaja vaimu eest, kelle sa oled jätnud meile, et me saaksime olla osaduses sinuga ning teada, mis on sinu mõtted meie kohta. Issand, ma palvetan, et meil lihtsalt ei oleks avatud niisama kuulamises, et kuulata vaikuses, vaid et me oskaksime kuulata läbi püha vaimu ja palvetaksime püha vaimu poole, et me saaksime aru konkreetselt ja kindlalt, kui Issand, sina räägid meiega. Amen.